Tere! Te vaatate 4. saadet sarjast Kergitame kaabut. Täna on meil saatekülaliseks EKRE Lääne-Tallinna ringkonna üks aktiivsemaid inimesi, Kadri Vilba. Saadame teda tema harjumuspärasel teekonnal Toompealt Tallinna ja püüame seejuures temaga põgusalt tuttavaks saada. Head vaatamist! Tere! Tere, Allan! Kust tuleb kuhu minek? Tulen Riigikogust EKRE fraktsioonist ja lähen Allinna volikokku siis EKRE fraktsiooni. Need mõlemad on su töökohad siis? Jah, ametlikult olen ma hingekirjas Allinnas volikogu fraktsiooni juures. Aga ma käin abiks ka Toompeal, olen kõikidel koosolekutel juures, kõikidel kohtumistel. Aitan saadikuid ükshaaval, kellel midagi on vaja rääkida, abi. Kui me koalitsioonis olime, siis aitasin ka ministrite nõunikke, ainult maaeluministrit mitte, sest et sellest valdkonnast ma tõesti midagi ei tea. Ja miks need asjad alati nii kehvasti on, kui on nii palju nõunikke tegelikult? No siiamaani on olnud näiteks ministeeriumites nõunikud need, poliitilised nõunikud on olnud need, kes ministrile kohvi keedavad, tema, ma ei tea, taskurätiku üles otsivad, midagi sellist nipet-näpet, eks ole. Aga kui meie erakonna ministrid läksid, siis oli ametnike šokk suur, sellepärast, et tulid nõunikud, kes päriselt tegid sisulist tööd. Nad ei olnud sellega harjunud. Ei olnud nii, et keedame kohvi ja poputame oma ministrit, vaid päriselt tegeleti asjadega. Ju Reps ütles, et EKRE mõtleski tõsiselt seda, mida nad plaanisid teha. Jah, see oli väga hea, mis ta välja ütles. Ma arvan, et nüüd on paljudel inimestel silmad avanenud lõpuks peale seda väljaütlemist. Ma loodan vähemalt. No, looda saa. Me loodame koos. Siin me peatusime selleks, et siit kostus siis house-muusikat, mis pidada olema sinu lemmik. Ja, house-muusik on minu lemmik olnud teismelise east saati. Ja kui teatud asjaolusid ei oleks olnud, siis võib-olla ma oleks praegu tantsija hoopis. Mulle väga meeldis tantsida. Praegu ei ole võhma enam lihtsalt, ei jaksa. No selleks tegevuseks on sul isegi ääretult palju võhma, millega sa kõigega toime tuled. Et ilmselt sa oleks tantsijana ka olnud päris võhmakas. No võib-olla, jah. Aga mõtlesin, et võib-olla praegune tegevus on siiski nagu mitmekülgseme. No ma usun ka, et praegune tegevus Eesti riigile ja rahvale toob kindlasti rohkem kasu kui see, kui ma oleks olnud tantsija. Et vana linn, mis tundeid see sinust tekitab? Sa oled seda nii palju siin läbi kõndinud iga päev vist? Vähemalt 5 korda nädalas või rohkem? Jaa, päris iga päev ma Toompeal ei käi, aga 2-3 korda nädalas kindlasti oleneb, mis seal parajasti plaanis on. Aga vana linn, see on selline mõnus koht minu jaoks. Kui ma olin laps, teismeline, siis ma teinekord lihtsalt sõitsin linna ja käisin siin jalutamas ja eriti pimedas mulle meeldis. Tulin siia ja lihtsalt kõndisin mööda tänavaid. See oli kuidagi selline rahustav ja mõnus. Tol ajal neid turiste ka nii palju ei olnud ja nii ma siin siis käisingi, lappasin edasi-tagasi. Ma ei tahtnud nii hilja peale jääda, kuigi põhimõtteliselt oleks ka olnud kena, kui oleks juba pime olnud. Ja kas sa käisid seal reliikviga seotud tänaval ka, kus Gabriel ja Siim käisid? Ja ikka käisin seal ka, jah. Kõik tänavad uurisin läbi. Üks asi, mis kunagi juhtus minuga, see oli pühapäevane päev, ma mäletan hommikupoolik ja talvine aeg. Harju tänaval peaaegu juba jõudmisega Raekoja platsi. Täpselt minu selja taga kukkus väga-väga suur hunnik jääpurikaid täpselt minu selja taha maha. Ma olin sealt just läbi läinud. Ja siis üks proua, kes jäi niimoodi nende jääpurikate teisele poole, siis tema ütles mulle, et neiu, teil on kaitseingel, kes teid hoiab.
Kui kunagi loodi Eesti rahvuslik liikumine aastal 2006, siis mina olin üks selle asutaja liige. Ja sinna ma astusin just nimelt seepärast, et see ei olnud erakond, aga see oli selline üksus või selline kooslus, mis oli loodud selleks, et poliitikat mõjutada, olles ise mitte erakond. Ja seal ma saingi tegelikult ju Martin Helme ja Enn Põlluaasaga tuttavaks. Me koos tegime seda rahvuslikku liikumist. Ja kui ma esimese lapse ootele jäin, siis ma astusin sealt välja ja see oli täpselt see aeg, kui nad hakkasid erakonnastuma, hakkas toimuma see ühinemine Rahvaliiduga. Aga kuna mina otsustasin, et lapsed on olulisemad ja mina niikuinii poliitikasse ei lähe, siis ma astusin üleüldse välja. Aga kui jõudis aeg sinnamaale, et mu kõige noorem laps, kas ta oli vist 1,5 äkki, siis ma tundsin, ei saa, lihtsalt ei saa. Peab ikkagi ise midagi tegema. Et kui ise ei tee, siis ei tee keegi teine. Ja oligi 10 aastat, 10, see oli 2016, kui ma astusin ametlikult EKRE liikmeks. Ja tegelikult ma oleks võinud seda ju palju varem teha, 10 aastat ma sõdisin endale vastu ja lõpuks ma olen siin, kus ma orgaaniliselt olema pean. See on nii naturaalne, see on nii loomulik, et ma siin olen. See sobib mulle nii hästi, ma olen ma ei tea, koju jõudnud, kui niimoodi kirjanduslikult väljendada ennast. Need tehted siin laua peal? Jaa, see on üks minu hobidest. Need on nüüd need tehted siin stange peal, mida ma teen lihtsalt oma huviks või hobiks. Need on sellised, kuidas tuju tuleb ja tunne on, niimoodi nad mul kujunevad, et mul ei ole sellist ühtset stiili. Ja neid ma teen pigem kinkimiseks. Ja siin juures on ka sellised poliitreklaamid ja ka kehetega. Jaa, minu valimiskingitus inimestel on juba 3. valimised järjest ise tehtud ehted ja inimestele väga meeldib, et lausa isegi tullakse küsima, et kas teil seekord on ka kõrvarõngaid pakkuda. Ja seekord on nad mul siis hästi lihtsad, on klaas helmes ja hõbekonks, et iga kord nad on mul erinevad olnud. Et need on siis nagu helmed? Jaa, helmed. Helmed. Just, mina pakun helmeid. Aga hea. Sa pakud ka selliseid koogikesi, nagu siin tundub, mis see tegelikult on? Oi ei, need ei ole koogikesed, need on hoopis tahked kreemid. Need sobivad keha ja näo kreemideks. Ja konkreetselt see mudel, mis siin on, see retsept, sobib eriti hästi just kuivadele piirkondadele, alla, huultele, küünarnukkidele. Ja kus see idee mul tuli? Ma olen selline roheline inimene ka ikkagi, et mind see prügistamine teeb murelikuks. Kliimahull ma ei ole, aga prügiteemad küll. Ja ma otsisin kreemi, mis oleks pakendivaba, ma ei leidnud. Ja siis ma hakkasin ise tegema, otsisin internetist retsepte ja siin nad ongi. Ja neid ma ka kingin hästi palju ja oma perele teen ja väga meeldib. Need on minu miniatuurid. Need on sellised nukumaja laadsed asjad, mida ma siis koppanen. Ja tegelikult mul on neid rohkem, aga siia ma teen 4 tükki. Sest et arusaadavalt siia transportimine ei ole väga kerge, et mul on 2-korruseline maja juba valmis tehtud ja seda ma kaasa ei võtnud. Ja see on mul kõige esimene, see kohvikott. Siin on ka vigu sees, aga neid ma teile ei ütle, mis siin vead on. See on esimene. See on kõige esimene. See on praegu kõige viimane, mis mul siis on valminud. Aga kõige lemmikumad, mida mul meeldis kõige rohkem teha, on need väiksed, need jäneste majad. Ja need on sellised komplektid, siis saab internetist tellida, kus on materjal tuleb, juhend on ka kaasas ja siis ise tuleb kokku panna ja seal ongi niimoodi, et on kotitäis kive, kotitäis taimi, puutükid, lambipirnid ja riidetükid ja siis ise lõikan kleebin lahendan, kuni valmis saab.
ja see on üks mu väga-väga lemmikobidest viimasel ajal. Ma arvan, et äkki 2 aastat ma olen neid maju teinud. Aga ma teen niimoodi vaheldumisi, vahepeal teen maju, siis ma pakin majad asjad kokku, võtan ehtematerjali välja ja siis teen jälle kas pool aastat või aasta ehteid. Sest et mul on üks töölaud ja sinna kõik korraga peale ei mahu, et siis ma pean valima, kumb ma teen ehteid või maju. See on Roland Tõnissoni Uue maailma hällilaul, millele mina olen teinud eesti keele toimetuse. See on ka üks minu hobidest. Ma olen hästi hea keeletajuga, ma muidu ei ole õppinud filoloog, aga mul kuidagi loomulikult tuleb see eesti keel niimoodi õigesti välja. Ja siis ma inimesi aitan ja ma teen seda siiamaani tasuta. Rolandi käest ma sain siis tasuks 10 eksemplari raamatuid. Ma olen väga õnnelik selle üle. No Toompea fraktsioonis ma ikkagi olen pigem nagu külalisnõunik, aga siin on minu päris töökoht. See maja maksab mulle palka, Tallinna linna palgal olen. Ja see on see, kuhu mind algselt palgati. Et kui mind siia võeti, siis Martin Helme küsis, et kas hakkad meil Toompeal ka käima, et siis on sidusus Tallinna linna ja riigi vahel parem ja suurem. Et siis me teame, mida üks teeb ühel pool, teine teisel pool. Oleme kursis. Ja nii ma siis hakkasingi seal käima, aga seal ma olen et mul oma kabinetti ei ole, oma sellist nurgakest ei ole, et ma lähen arvuti kaenlas, tulen tagasi arvuti kaenlas, aga siin on mul päris oma koht. Ütle midagi lõpuks poliitilist ka, et on ju selline valimiseelne aeg, et me püüame küll poliitika vabalt teha neid, kergitame kaabut, aga mis me siin salgame? Aeg on praegu poliitikast nii läbi imbunud, et ütle midagi EKRE kohta ja midagi valijale, mis innustaks EKRE-t valima. Jah, EKRE seisab Eesti inimese eest ja Eesti eest. Ja kui te ei taha kõrgeid elektriarveid, siis kindlasti tuleb EKRE-t valida. Ja peale selle veel gaasiarved ja... Jah, bensiiniarved ja kõik muu. Ja kui te tahate, et arved oleksid rahakotisõbralikud, inimsõbralikud, siis ainult EKRE. Ja, see on hea lõpp sellele saatele, et kõik EKRE-t valima õigel hetkel ja ikka mitte e-hääletusega, vaid... Ikka päriselt, õigel päeval pabersedelil kabiinis. Ja nüüd üllatus kõige väiksematele Multikulti TV. Siis kui elekter on ära, vaikib siis raadio ja makk. Telekas enam ei säära, vaid on nii vakka kui sukk. Tuledki kustuvad ära, pimedus võtab siis maa. Kaob üle harune käära, perekond kokku siis saab. Istu, pere ja keegi ei tea, kas on veel palju neil aega, kui neil on üheskoos hea. Neil säravad silmad kui tähed, koos istudes seal.
elekter on ära, vaikib siis raadio ja